sõprade sõit. 1. oktoober 2017 Tartus. Sõidetud on juba 24 minutit. Hinnanguliselt vast hakkab varsti mingi 6. läbi saama. Ja see on Ihaste elurajoon. See on kõige kiirem grupp. Peab Jörgo Kukk. Ja siin on hinnanguliselt 60 ratturit. Esimene toitlustuspunkt tehtud, tigutornad sees. Nüüd on suundumine jälle kesklinna. Ajasin teiselt toitlustuspunktist minema, et saaks ise nagu rahus süüa. Nüüd tuleb siis teised kinni püüda. Jõuame Eesti Rahvusmuuseumi ette. Vasak pööre. No nüüd võib siis poolast loendaja kõik osalejad üle loendada. Siis tuleb 60 või jääb veidi vähem neid sõitjaid. Aga pakuks küll, et 60 ringi. Nii me siit. Olen korraks kaasas. Kott võõrana. Jah, priküüdiga. No nii, davai, nüüd vea järele. Nüüd näita, kuidas veetakse. Nüüd veetakse maha jääle järele.
nüüd läheme vaatame, kuidas Tartus jõukad inimesed elavad Kristjantäli elurajoonis. Näitame siis seda teistele Eesti ja maailma inimestele ka. Ikkagi sõprade sõidujäljed maha Kristjantäli, et muidu siin rikkad arvavad, et sõidetakse ainult siin jeepirokeedega ja muude uhkete värkidega, aga ei, kaherrattalisega ka. Siseneme uusarendusse, siin on ainult paar karpi püsti, põhiliselt on maha tõmmatud ainult asfaldi riba, aga kergliiklustee on ka isegi vasakul ja paremal. Aga võib arvata, et eks siingi vähem kui 10 möödudes on kõik majakarpe täis ehitatud ja inimesed saavad elada siin kevadise Emajõe sääskla sees. Siin on selline päris selline harrastaja jaoks mõnus mäepõntsak. Mulluvalminud kergliiklustee lõik Jõgeva maantee sissesõidu juures ja Salvesti vastas. Sügist. Teine toitlustuspunkt ülikooli spordihoone ees. On kuulus Järgne tänav. Siin on saanud sõita rullidega edasi ja tagasi 900 meetrit, veidikene vähem pikk. Ma olen lasknud siin vast mingi 20 korda parematel päevadel. Nüüd muidugi enam ei viitsi. Mis siis on ikka asfalti toksid. Nii, nüüd läheme siis minunimelisele ringile. Siin on Suusaakadeemia. Või mina ei tea, milleks Vahur Teppan seda nimetanud on. Tal on nagu 3 nime ja kordne Suusaakadeemia, siis on Suusahullud. Ja siis on suusavennad ja siis on Limpa suusakool 4 ma suutsin ära loendada. Aga see on siis nüüd jah, ütleme niiviisi otse, mis siin tagasihoidlik olla, et minunimeline ovaal 850 meetrit siin auring. viimane olla.
Tähtvere, Jakobi. No tont teab, mis tänavate ristmikest üle. Raudteeületus. Nii. Üllatus toitlustuspunktidele on, no siin on suuremat sorti krabamine. Näis, mis siin siis nii väärtuslikku antakse. Haarla tunneli alt läbi. Siin saab olema rullitajatel veidi ohtlik. Vähemasti Vahur Teppan ütles, et saab olema ohtlik ja soovitas isegi rullid alt ära võtta mõnel juhul. Nimelt ei näe ju, kes vastu tuleb. Lõikpiki raudtee tänavat. See on nüüd tehtud sellel suvel ja selle suve lõpul ja viib raudteed pidi välja Riia maanteeni või Riia tänavani, kui täpne olla. Ja paremat kätt siis me tuleme tagasi teiselt poolt raudteed. Ja siin on mõlemal pool raudteed selline 2-3 meetri laiune uus kergliiklustee. Nüüd on Elva tänavani, jah? Ja sealt siis ette Alaveri ja Savi ja Seli maja eest läbi, jah?
nüüd tuleb üks suuremat sorti mäest alla sõit, mööda ringteed võib arvata üks mõnusamaid lõike, kui siin lihtsalt 2 valgusfooriga ristmiku ees ei ole, kuna midagi, mis tsüklist ei saa sattuma. Oh ja, head leivatööstuse lõhnad tulevad. õnnelikult ka Turu tänav, autojuhid on olnud viisakad, keegi sõimanud ei ole, kõik on ilusasti kinni pidanud, kui lehvitad neil, lehitavad nemad sulle vastu. Nüüd siia siis silla peale.
lõpp paistab. Siit on umbes 2 kilomeetrit üle silla ligi jõe ääres. Üle raadplatsi ja saati tehtud 9 kraadi on täies sooja. Vähemasti on tuuletu ja vihmatu.